Üks oluline asi, mida teadvustada inimsuhete kohta on see, et me oleme väga mõjutatud ja sõltuvad inimestest, kes meie ümber on. Meie lähisuhetest, meie paarilisest partnerlussuhtes. See tähendab seda, et kui me tahame näiteks olla haavatavad oma suhtes, tahame näidata, mis meile läheb korda, mis meile teeb haiget, mida me tunneme sügaval enda sees, aga meie partner ei oska sellele vastata või ei oska seda märgata või näha või ignoreerib võib-olla seda isegi, siis see mõjutab meid ja seda, kui haavatavad me saame olla selles suhtes ja kui hästi me ennast tunneme samamoodi selles suhtes. Samamoodi on turvatundega. Kui me tahame luua sisemiselt endas turvatunnet ja oma suhtes kogeda turvatunnet ja me jagame oma partneriga seda, mida me tunneme või mida me vajame ja me ei saa nagu vastust või seda ei märgata partneri poolt või sellele ei osata mingil viisil vastata, siis see mõjutab väga palju seda, kui turvaliselt inimene ennast tunneb suhtes. Ehk siis me ei saa sisemiselt terveneda, teha tööd võib-olla enda mineviku lapsepõlvega, õppida väljendama oma vajadusi, kogeda turvatunnet, kui meie ümber on näiteks suhted või me oleme lähisuhetes, kus meid ei osata näha või nendele vajadustele ei osata nagu midagi pakkuda või neid rahuldada. See lihtsalt mõjutab paratamatult seda, kuidas inimene tunneb ennast selles suhtes ja milline on tema nagu sisemine heaolu, kui õnnelik ta on oma suhtes. Ja tihtipeale seda kiputakse ignoreerima või mitte nägema, et see, kuidas mu partner või lähedane käitub minuga, minu suhtes, mõjutab seda, kui palju ma saan ennast avada, kui turvaliselt ma ennast tunnen. Ja see mõju on väga otsene ja reaalne. Me ei saa ennast isoleerida lähisuhetes ja arvata, et kõik on hästi või et me saame siis tunda ennast hästi õnnelikuna.